Jälgides karti su taldade sügav silmade järg. Kes see on jälle? Kas ta on Paul? Jah. Kas Paul on armas? Ai. Saabus peeglisse vaatan, aina valgema valgus. Kiirema sammuga torma, kuniks uduseks ja jalga saab. Tšau vlog! On 19. november, teisipäev. Tulin lauta, et teha ära õhtused toimingud, vaadata üle, kas kõik on hästi. Me päeval juba käisime, aga tulin uuesti, uks tuleb kinni panna. Igaks juhuks kardame hunte. Võtsin Rensu kaasa, kuigi ta ei tohi siin laudas olla tegelikult. Ta alati vilksab sealt värava vahet sisse, kuigi ma teda siia ei luba. Rens, ole hea mees, mine välja! Ole hea mees, välja! Tal on nii meeldivad lambad ja ma hea meelega laseks tal siin olla, aga tal on heinatolmu vastu allergia ja ta ei lase oma kõrvu ravida ja muidugi me ei taha ka neid põletikke ja see on üks õudusune nagu. Seega ma võtan ta kaasa, aga ma lasen tal tavaliselt siis olla seal väljaspool. Siit tuleb meie karjajuht. Tore naine. Ühel jääradest Paulil oli eile natuke vats siuke täis. Ei midagi väga hullu, aga lihtsalt oli näha, et gaasi oli veits rohkem kui tavaliselt. Panin uue söödad, ma ei tea, kas sellest või tegelikult on nüüd nii, et on 3 nädalat sellest täis, kui jäärad tulid karja. Ja siis on jäänud veel 2 nädalat, kui me neid sees hoiame. Et võib-olla ta hakkas alles nüüd sööma, sest esimesed 2 nädalat tavaliselt jäärad ei söö, kui sa nad karja paned, ajavad ainult uutest taga. Ja siis ongi see, et keha konditsioon, toitumushinne kukub, palli võrra võib kukkuda. Ja ta oli küll natuke nagu kõhnemaks jäänud, ei midagi hullu. Aga veidike oli, et ma ei tea, kas ta nüüd hakkas lõpuks sööma või mis tal oli, aga täna on ilusaks läinud, ei ole midagi hullu. Siin on Paul. Paulil kõik hästi. Teisel pool on kohe väike Eedu, need on meie 2 jääre. Siin on Paul, seal on väike Eedu. Nemad siis on veel naistega koos 2 nädalat ja siis lähevad eraldi kahekesi boksi. Tema on ainuke uut, kes laseb ennast niimoodi katsuda ja kes näib seda nautivat. Teised on uudisimulikud, aga ei taha puutumist. Seal on listeeria patsient ja Paul üritab teda läbi aia sebida. Ja tegelikult suuruselt on küll nii suur, et ta võiks siin Pauli grupis olla. Aga kuna tal oli listeeria ja ma ei ole kindel, aga ta vist oli sugulane ka Pauliga. Siis ta on seal Eedu grupis. Siin toimub järelmälumine.
Paul, 2 utte. Nummid on need ikka küll. Mida aeg edasi, seda tuttavamaks kõik saavad. Tunned peaaegu kõik juba nägupidi. Ja nüüd oleks ikka juba kahju küll, kui nendega midagi juhtuks. Aga noh, nad on lambad. Oi! Keegi siin toimetab. See on see lammas, kellele meeldib kogu aeg mullaga selga hüpata, kui ma kaera annan. Teised seda ei tee, tema on siuke, kes tuleb lihtsalt ripub sul küljes. Neil natuke kuiva alla panu, kui täna panema. See nurk on siit väga kole. Selle halli miinuspuidus lauda ees on ikkagi see, et ta on niiskem ja kondentsi tekib siia ja ikkagi tilgub. Näiteks sealt on ka praegu päris kole. Järgmiseks aastaks ilmselt mõtleme mingi vendi süsteemi peale siia või kuidagi mingit kondentsi kogumise teema. On reede, 13. detsember. Näitan teile, Raiko ostis meile uue auto. Tore selline väike maastur. Meil aega siis võiks talvel ka siit minema saada. Meil on mõni eelmine talv sellega olnud natuke muret, kuigi päris tublisti lükkavad. Aga ikkagi me ei ole esimene prioriteet ja noh, loomulikult me teame seda, vaadates, kus me elame. Lähen praegu lauta. Vaatan, et lammastel oleks kõik hästi. Vesi oleks külmunud, sööta oleks. Homme panen uued rullid. Täna on lihtsalt ringkäik. Võtan Rangeri kaasa, ta jääb mind siia aia taha ootama. Nii kauaks, kuni ma ruttu laudas ära käin, siis ma võtan tema ja Rihma ja lähen teen temaga väikse tiiru. Tšau, Range! Kas lähme jalutama? Sul meeldib jalutada või? Kas lähme jalutama, sõber? Tahad jalutama? Tahad jah? Ootame, peame Rihma kaela panema. Jalutame mööda meie põldu. Eile õhtul hilja käisime meie seda uut autot siis testimas. Sõitsime siin selliseid teid, mida tavaautoga me kunagi ette ei võtaks. Ja väga edukas oli. Homme siis on selline lugu, et me teeme oma pere väikse jõuluistumise. Või noh, mu ema, Kerli, Raiko ja Hella, sellepärast, et mu ema läheb 20. Hispaaniasse ja ei tule enne 1. jaanuarit. Mu isa juba on Hispaanias. Kerli siis vedab jõulud meiega, aga siis mõtlesime, et teeme enne sükse õhtusöögi ka, sest meil olid doosipakid. Et need siis üle anda ja lihtsalt veel koos olla, kuna meil ei ole veel kuuske toas, et siis ilmselt toome kuuse. Ilmselt siit samast meie põllult, et osalt kasvavad siin liiga tihedalt. Et siis saab natuke harvendada. Või siis siit mõnest meie kraavist, kus need nii suureks kasvada ei saa. Oi! Rensu teeb oma häda. Jäime korra seisma siin liini all. Mõtlesin, et teen temaga ka väikse tuuri täna hommikul. Tegelikult on hullult mõnus. Ja näha on, et ühes kohas, kus meie karjaajad praegu on nagu maas, on väga palju jälgi. Üritan aru saada, et kas need on siin ilmasamad. Tundub, et vist on. Ranger ka praegu jahib neid jälgi ja kohe ju, kus ma tean, et Silvas toimetab. Ja tundub, et Silvas on siit väga mitu korda edasi-tagasi käinud. Uue aasta veedame oma sõpradega. Tulevad siin meie juurde. Mõtlesime, et me tahame olla kodus, pärast, et meil on lammaste käisimine aasta, me ei tea, kuidas nad reageerivad.
meil on meie koerad, Nova, kes paanilised kartab, Rangeril on üsna suva. Ja siis meil on veel mu vanemate koer 20 päevaks, nii kaua kui need Hispaanias on. Et siis on niimoodi lihtsam. Meil tavaliselt ei ole siin väga midagi kuulda ka, sest meil on metsa vahel, meie lehmid naabrid on pensionärid, kes ei lase rakette. Et võiks okei olla. Lammastist veel rääkides, siis meil nüüd paaritusgrupid on tehtud. Ehk siis mõlemal järel oli oma grupp. Jaotasime nii suguluse kui ka siis suuruse põhjal. Siin on tõesti palju jälgi. Ja need grupid olid siis 35 päeva niimoodi. Ja siis me võtsime järjed välja. Nüüd on selline tiinus algaeg, mis on hästi õrne aeg lammastel. Loodame, et kõik läks hästi. Loodame, et saame ka panime ennast ultraeli järjekorda, et Eestis on ainult vist 2 inimest, kes seda teeb. Mõlemad on Lõuna-Eestist, et kui nad peaks oma tiirudel siin kandis olema, et siis me saaks ka selle ree peale. Ja loodame siis, et võimalikult paljudel õnnestus. Ikka süke ei tea, kunagi süke ärevus on sees, et kuna meil on järgmise aastaga nõue, et me peame teatud raha eest lambaid müüma, siis eriti on selline pinge peal. Loodame nii väga, et õnnestus vähemalt üle poolte. Hüppas mul nüüd siia maja taha metsa. Siin on ka hästi tore süke vana mets. Paljud puud on ka päris sükesed üraski söödud, aga hangevarjudes ma käin, sinilitreid veel on lumes, kaugus kahvatunud jumes, valge saar ja valge väin. Teed on tuulte tallatud, ridamisi reened rõõned, habalumi harjad õõned, tuisulapsed vallatud. Tahaks käia jalas jaks, pilgus vaatepiir nii hele, sisendada enesele, talvetee teeb tugevaks. Tahaks käia jalas jaks, pilgus vaatepiir nii hele, sisendada enesele, talvetee teeb tugevaks. Tuhmuv taevas õhtu eel, vööt kui tungal kolde tuhas, ümber lumi, tahma puhas lumi, mõtlik meel. Hangevarjudes ma käin, sinilitreid veel on lumes, kaugus kahvatunud jumes, valge saar ja valge väin. Tahaks käia jalas jaks, pilgus vaatepiir nii hele, sisendada enesele, talvetee teeb tugevaks. Tahaks käia jalas jaks, pilgus vaatepiir nii hele, sisendada enesele, talvetee teeb tugevaks. Käia jalas jaks, pilgus vaatepiir nii hele, sisendada enesele, talvetee teeb tugevaks. Tahaks käia jalas jaks, pilgus vaatepiir nii hele, sisendada enesele, talvetee teeb tugevaks. Seda lund mu jalad veel ei ole tallanud, on keegi üleöö ta puhta alla kallanud. Eelsed hanged enam meie aeda küll ei mahu, saagu nende
nendest pühapäeva pannikoogi jahu. Saagu nendest andestus ja vaikne valge rahu. On 21. detsember. Tulime siia lammastele uut sööta panema. Nagu enne juba nägite, siis käisime traktoriga, tõime kõrvalkülas põllult ka ühe rulli, et vaadata, kuidas see rull elab. On siuke enam-vähem. Lambed tuleb kinni panna selleks ajaks, kui me seda siin teeme, sest muidu nüüd lihtsalt jooksevad meid pikali ja me ei saa mitte midagi teha. Jäärad on oma aedikus. Ja nüüd siis selle rullil juba võtsin kile ära, võtsin võrgu ära, vaatan ta veel üle, korjan mingid koledad kohad ära, panen rõngad uuesti ümber selle palliga, mis siin asub, teen sama. Ja siis saame uuted välja lasta, panna väravalt kinni, vaadata veel korra kõik laot üle ja siis on praeguseks kõik. Suure kivi all ja kivi keset mõtsa. Ja mõtsan oli hirmus hall, mis külmelt kaimu otsa. Ma kiviseski kanguti, et ime ala kaia. Ja oma varjat õnnegi, kas võrrast näete saia. Seal kivi all ol kirriv lill, ku sõrmus keset tuhka ja lilli ümbre hulepilli, et võta säält ja puhka. Es jõva palju puhasta, mõts olli paks ja pümme. Es jõva lilli nuhasta, sest kell ei äkki 10. Tull mõtsa suur ja sükev, mu pilli helükistu. Tull turja ränke rassa töö, es saama ei kuistu. Ma pantsa kivi paigale, las sambla sised saista. Ja lätsi kivist kaugele, kus sammalgi ees paista. Kui lumevärv mu silmade ees on kustunud, kui taevast keerleb lund. Kui tulevärv on mu mälestustes tuhmunud, kuid susi hõõgub tuld, siis sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu. On kogu kuu. Kui taevapäev kord mu unistustes und, kõik nii või naa üks kord on muld. Kui merevärv kord mu mälestustes tuhmub, kas miski katkestab veel uud, siis sinu suu on kogu küll. On kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu.
silmade ees on kustunud, kuid taevast keerleb lund. kui tuleb värv, on mu mälestustest uhmunud, kuid susi hõõgub tuld, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu. Siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu. Siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu. On 30. detsember, esmaspäev. Me tulime lambaid vaatama, kohe lähme Ellaga ja õde on seal kuskil, tuleb kohe läks Kikit autosse panema. Kiki on ka meil praegu, mu vanemad on reisil. Lauda juurde lähme või? Ja me tegeme lammastele pai. Selleks, et ta ei suuda püsida aias ja ta ei saa lammaste juurde tulla. Aga ta keeldub ka autosse minemast, nii et me peame vist appi minema. Kas lähme appi Ella või? Ta tuppa või? Okei. Nii saame Kiksi autosse. Lähme lauta, vaatame, kuidas lammastel on. Siis lähme jalutame natuke. Nii ilus ilm on üldse, ütleks, et detsember. Mingid linnud laulavad ja... Kes teeb nii? Linnu. Häält. Linnu häält. Linnu häält, mis häält teeb?